Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere head kuulajad, käes on 7. august Autotunni saade, räägib autoga liiklemisest, uutest autodest, uutest sõidukitest. Ja mis meil tänases saates teemaks on? Saatejuhiga Hans Lõugas ja Tarmo Tähepõld. Meil on teemaks see, et kas pardakaameratega teiste liiklejate lolluse filmimine on mõistlik tegevus või ei ole? Tallinnas nähti hästi avalikult ühte hästi salajast Renault ideeautot. Selgeks on saanud see, millal Audi täiselektriline linnamaastur tuleb välja. Räägime sellest, kas või kui lihtne on autoga välismaale reisida. Ja tänases saates pikemad proovisõidu kogemused me jagame 2 tõelise rahvaauto kohta. Üks on Fordilt, teine Kialt, mis need on, kuulake saadet. No nii, alustame siis oma uudiste osaga. See on Eesti meedias ja ka liikluses täiesti tavaline, et jagatakse videosid sellest, mis meie liikluspildis toimub. Küljab kaamerat ja see, et keegi teeb ohtliku möödasõidu, igapäevane asi, eks. Keegi teeb vale pöörde, ei näite suunda, magusamad palad meediatarbijale ja toimetajatele kõikides portaalides on need lood, kus keegi võtab autost kurika ja hakkab ähvardavalt kellega suunas seda vehkima ja juba head materjali saab. Miks me sellest räägime? Eesti politsei ütleb, üks politsei ametnik andis sellise soovituse, et kui te näete ohtliku sõidustiiliga näiteks liiklejat või võimaliku joobes juhti, siis peab sellest kohe teada andma hädaabi numbril 112, siis on võimalus politseil reageerida ja rikkuja kinni pidada, ütles politseimajor Sirle Loigo. Aitäh nendele inimestele ja pardakaamera salvestasi võib edastada politseile. Peab olema valmis ka, et sa tuled ise politseile siis jagama infot, aga et riputada videod interneti üles, ilma et see politseile sellest teada annaks, see ei tee meie liiklust turvalisemaks. Ja see lugu sai ajendi sellest, et saime järjekordse pardakaamera video, kus oli näha mitte selline, et nende pardakaamera videotega on natuke see, et internet saab neid täis varsti. Selles mõttes, et toimub suke kerge üksteise üle trumpamine ja lõpuks jõuavad sinna sellist videod, kus tegelikult ei toimu mitte midagi. Aga aeg-ajalt satub sisse mõni tõeline jutumärkides maasikas ja see oli üks geenius, mitte küll. Mitte sõna, jah, just selle sõna otses mõttes, kes Tallinn-Pärnu maanteel tegi sellist möödasõitu, et ta mitte teinud napikat, et kas ta jõuab ennem oma ritta tagasi, vaid ta tegigi keskele 3. rea. No, ja ma kujutan ette, mis ta peas käis, mida sina ka kindlasti tahtsid pealt öelda, aga Lätis ju tehakse, aga Eestis ei tehta. Eestis ei oska keegi arvata, et sealt tule, ja Eestis on teed kitsamad, see ei ole niimoodi, et kui sa nüüd oled kõva Lätis käia, siis sa ehitad ise keskele 3. rea. Äkki oli Läti numbermärgiga auto? Ei olnud, Eesti number oli. Ja ühesõnaga, väga rets video, loodame, et see mees vähemalt või naine ise näeb seda kodus ja kõik vestlevad taga. Aga küsisime politseilt, et kas nad selle video peale midagi ette võtavad. Sellele otsest vastust ei tulnud, kas nad on juba sellele kodaniku, auto omanikuga ühendust võtnud, aga kommenteeriti jah, et kui sa näed sellist möödasõitu, kohe tuleb politseil teada anda, sest võib-olla juba kilomeetri pärast saab selle ma ei tea, surmalenduri maha võtta ja küsida, et mis mõtted liiguvad. Vaat see ongi see, ma tsiteerisin selle politsei ametniku, ta ütleb, et see ei tee ohutumaks, kui sa teed lihtsalt video ja riputad internetti. Ja ei teegi ju, sest see juht, sa võid avalikult häbistada seda numbermärgiga autot, sa võid tähelepanu juhtida, sa võid seda kasutada õppematerjalina, ma ei tea, mis iganes, aga see ei tee seda teed kohe ohutumaks ei tee, aga kas ta nüüd ohtlikumaks ka ju mitte, sest vaevalt nüüd keegi hakkab lootuses, et ta saab videopildile ja YouTube'i kuulsuseks hakkab nüüd tegema mingid lollusi, et pigem on, ma päriselt, ma tunnistan, ma ise aeg-ajalt, kui ma vaatan, et ma olen kogemata hakkam saanud mingi lollusega, võib-olla unustasin suunatule näitamata, kõik juhtub, ma ei ütle, et ma olen perfektne juht ja mul juba käib kuklas see, aga äkki keegi filmis. Olen siin veel autoportaali toimetaja ja see on ju eriti, äkki tunneb keegi ära mu selle vana Toyota, eks ju. Pidage nüüd kuulajad silmast, vana Toyotat liiklemas Eestis siis filmige. Et ta võib mingi hetk hakata natukene ikkagi distsiplineerima.
mul oli selline olukord mõned kuud tagasi, kus sõitsin Tallinnas peateel, mul keeras ette üks sõiduk kõrvalteelt, ma tegin äkkpidurduse ja veel rumalalt keerasin kõrvalritta ka, õnneks seal ei olnud kedagi, ma ise ei tohiks teha nii tegelikult, kas või sõidan sisse sellele, kes siis mulle ette keeras. Autot ei puutunud kokku, andsime signaali, sõitsin ära ja tund aega hiljem olin kontoris tööl, saabus mulle e-mail ühelt inimeselt. Tere, et ma tundsin vist ära, et keerasin teile ette täna, et vabandust ja väga tore, ma ütlesin ka, juhtub ja läks, aga sa pead olema valmis selleks, et see ei ole see, et sinu autot tuntakse ära, Tarmo, või minu või asi on selles, et tegelikult meie autod ja kogu linnapilt on kaameraid täis, et see on tegelikult, kui me räägime sellest olukorrast, jah, see teed olukorda turvalisemaks, kui sa jätad politseisse helistamata, helista politseisse, aga teisest küljest sa pead alati arvestama, et kui sa midagi teed, siis võta vastutus ja siis ole valmis selleks, et sind riputatakse kuskil üles. Jah, ja minu arust see, et see hulga üles riputati on kõige, väga hea. Miks mitte? See ei lähe ühegi seadus vastu ka teoorias, kui sa ei avalda avalikus ruumis toimunud filmid, sa ei avalda kellegi isikuandmed sellega, siis on see kõik peaks olema juriidiliselt korrektne. Mis me veel uudised on, räägime sellest, et Eestis, täpsemalt Tallinnas, nähti ühte väga erilist autot. See on nii eriline auto, et seda on see ka auto või? Miks see on sõiduk? Sõiduk, sellega oli kihvt lugu, läksin eelmine nädal lõunale ja jalutasin ilus päikse käes ja minut enne kohale jõudmist saatis sõber mulle Messengeri pildi. Oskad öelda, mis asi see on, kas te korraldate midagi? Ja mingi ilmselgelt futuristlik auto kate peal Telliskivi loomelinnakus. Ja kuna ma olin sealt täpselt minuti kaugusel, jooksin püstolreporterina kohale, vaatasin tõepoolest siuke suur kobakas, kate on peal, mingid mehed askeldavad ümber, kõik räägivad prantsuse keeles. Hakkasin pilti tegema, tuldi väga viisakalt juurde, ütles palun, et no foto. Telliskivi loomelinnakus ärge pildistage. Päevasel ajal mingit liiklust piiratud ei olnud tõmmatud linte ette. Ja küsisin, et aga vabandust, mis see on, et mis toimub? Et see very confidential. Ja oligi, et ma ei ole ka nagu nii nahaalne, et mis ma siis ikka seal astun 2 sammu tagasi ja pildistan edasi, et mul oli oma pilt käes, aga kuna neil oli kõigil rinnasildid, kus oli peal ka ühe Eesti filmiproduktsioonisfirma logo, helistin sinna ja hästi lahkelt võeti vastu ja öeldi, et kahjuks nad ei või mitte midagi öelda. Et jah, see on üks võte, nemad lihtsalt pakuvad Eesti-poolset tuge, kõik on konfidentsiaalsuslepingutega, mitte midagi öelda ei või. Aga naljaks oli see, et peagi tõmmati see kate maha. Selle autol oli peal hästi suur Renault märk, aga see kõik oli hästi confidential ja mitte midagi ei öeldud. Ja paluti üldse nagu sellest mitte rääkida. Aga me siis rääkisime. Aga see on... Eks ta on selline reklaamitrikk, et sa paned midagi, riputad välja, ütled, et see on salajane, siis sa midagi tahadki teha. Aga lahe oli see, et see oli päeva jooksul liikus Tallinnas eri kohtades. Vahepeal oli ta Liivala ja Swedbanka ees. See uudis ja need pildid ja videoklipid on jõudnud ka juba välismeediasse. Ma täna nägin just, et Carscoopsi lehel oli see olemas ja tegemist on Renault kontsept, kus ongi bussi või sellise ühissõidukilaadse kastiga, mida ilmselt näidatakse sügisesel Pariisi autonäitusel. No selle nimi ka, see on ikkagi auto, see on Easy Go siis, EZ-Go. Ma ei oska öelda, ma ei ole nüüd viimaseid, seal Carscoopsis oli sellest räägitud vist Easy Pro või? Sest Easy Go oli see, mida näidati kevadel Genfis, mis oli natuke väiksem. See auto, millest on varem ringelnud fotod, näeb välja selline Mercedesel on samasugune isesõitev futuauto, mis on siis ilma juhita, et inimesed istuvad salongis, vaatavad üksteise poole on ju, ja auto juhib ise ja kui ma nüüd sinu pilte õigesti näen, mida sul ei lubatud teha avalikus kohas, aga sa tegid, siis ma näen seal 2 pilti ja see näeb välja ka nagu rohkem bussi moodi või selline nagu kõrgem natuke sõiduk. Ja, aga nüüd ma ei tea, kas see oli kellegi väike Photoshopi nali, aga ma kohtasin hiljem õhtul internetis pilti ka sellest samast Easy Ghost, et kas siis tõesti oli 2 autot Eestis. Et ega siin rohkem rääkida olegi, iseenesest põnev, tore, et Eestis ka sellist asja tehakse, et meie loomelinnakud seostatakse siis futuristlike tulevikubussidega ja tahaks väga ootame põnevusega, et milline klipp valmib siis sellest? No üks on reklaamitööstus, teine ilmselt see sõiduk muutub selliseks laheda tulevikuvisiooni demomiseks kuskil autonäitusel ja nagu on olnud. Aga tore, Tallinn on tulevikulinn, meie teeme siit siis väikse pausi.
autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Läheme autotunniga edasi, mis meil on veel sel nädalal viimasel ajal juhtunud, mis automaailmas toimub. Pisut uudiseid on tulnud küll, kui Renault siin filmib salaja Tallinnas oma ülimalt futuristliku tuleviku auto näidis kontseptvideo mingit mõtet. Siis Audi ka üsnagi futuristliku autoga on juba palju konkreetsemad lood. Jutt on Audi linnamaasturist, mille nimi ei ole mingisugune Q-tähega algav, nagu need on Q5 ja Q, mis on 7, siis on see suur, vaid see on e-tron, mis viitab sellele, et tegu on siis Audi täiesti elektrilise sõidukiga. See tuleb juba järgmisel kuul välja. No esitletakse, see on samamoodi nagu nüüd öeldakse, et Jaguar E-Base tuli välja. Et see tähendab seda, et avalikustatakse, näidatakse andmeid, siis läheb ta promotuurile, demoüritused, et reaalselt müükida ikkagi tuleb minu arust alles järgmisel aastal. Aga see on see e-tron, mis tegelikult pidi natukene varem avalikustatama, aga mingitel põhjustel ta paar kuud tagasi lükati edasi, kuigi need autod, paarsada autot sõitis juba kevadisel Genfi autonäitusel mööda Genfi ringi prototüüpidena, nii nagu käisid Eestis need Jaguar E-Base'id. Täiesti valmis toimivad autod, aga siiski prototüübid. Üks kõlaks räägib, et selle edasilükkamise põhjuseks oli see õnnetu Audi juhi arreteerimine seoses igasuguste diiselgate'ide valguses, et ilmselt ei olnud see Audil kuidagi promokampaaniaga koos kõlastatud ja siis otsustati, et kas siis lastakse natuke vaibuda või lihtsalt oligi ettevõtte sees väga suur segadus ja mõistetav, et siis sa väga olulise auto lansseeringut lihtsalt ei tee sellel hetkel, kui direktor on vangis. Trellide taga, jah. Aga millega tegu siis? Tegu on siis ühe selle sõidukiga sellest suurest lainest, mis sellega Saksamaalt tuleb, kus suured autotootjad ehitavad siis linnamaasturi klassis sõidukeid täis elektrilisteks. Brittide Jaguar juba on väljas Eestis müügilga, siis Audi see e-tron peaks olema nüüd, mis tuleb septembris, mis sealt pundist veel tulemas Mercedes EQZ, siis küll on nimed. Siis natuke peale seda tuleb BMW vist oli iX3, ühesõnaga nende samaväärne vastus ja küllap sealt veel tuleb. Porsche saab kohe oma elektrisedaaniga valmis, küllap nad selle elektrimootoriga ka Jenni panevad. Taycan on siis sedaan. Aga see on jah, see laine, mis praegu tuleb, on siis nii-öelda vanade tootjate päris tootjate sellist, elektriautod, et siiamaani Tesla rokkis seal alal ja tehti, tavatootjad tegid väiksemaid tavasõidukeid nagu Nissan Leaf ja nüüd siis tuleb selline linnamaasturite segment peale. Ja ta on igati sõidetavate näitajatega auto, see e-tron, mis siis peaks järgmisel kuul ametlikult väljas olema. Tema sees on 95 kilovatt-tundi energiat mahutavaid akud, mis tähendab, et ta võiks sellest sõita selle elektri hulgaga rahulikult 400 kilomeetrit. Kuigi see ei ole veel nagu testitud ja sõidetav, aga see on Audi sellises eelinfo, mis on täiesti normaalne. Kas see nüüd see ametlik, see on 400? Siin on kirjas Audi ametlikud andmed. Muidugi, eks me näeme täpsemad andmed, kus välja tuleb, aga ega see 400 kilomeetrit ei ole midagi, kui sa ei saa autot laadida ja Audi on osa sellest kontsernist, kes loob näiteks Euroopasse selliste autode kiirlaadimisvõrku Ionity, kuhu läheb siis aga Porsche ja kõik need teised ka, mis laeb ikka väga suure võimsusega 150 kilovatti, Eesti kiirlaadijad on siin, mis nad on 40 vist või. Et sellest mitu korda võimsamad kiirlaadimisjaamad, et sa saad selle väga suure akuga kiiresti täis. Et kui see võrk on valmis, kui see laadimisvõrk saaks valmis, siis oleks ka sellistel autodel nagu sõiduruumi. Ma julgeks arvata, et see sõiduulatus vähemalt nii-öelda ametlik paberil peaks tulema ikka suurem, sest et kui Jaguaril on see akude maht 90 kilovatt-tundi ja nemad näitavad ametlikuks 480 kilomeetrit. Mis päris maailmas muidugi on teine, aga see Audi number. See on üks huvitav asi, jah. Et võib-olla see 400 on see, mida arvatakse, et tuleb reaalne läbisõit, mitte see, mida Audi promoma hakkab. Enne kui me uudistuse lõpetame, jõuan veel lühidalt rääkida praktilisest teemast. Keegi küsis kuulajat, kui ta tahab välismaale minna. Kas ta peab kaasa võtma notariaalse volituse
Eestis sa ei pea auto kasutamiseks. Jah, sul ei pea olema isegi registritunnistust kaasas, valitsusest rääkimata, kui ma lähen välismaale. Registritunnistus peab sul olema kaasas Eestis, kui sa ei ole kasutaja ega omanik autol. Välismaa puhul sama asi, registreerimistunnistus, see roheline paber, see on kuningas, see peab sul kaasas olema. Ja edasi ei ole mitte mingit tähtsust, kas sinu nimi on seal kirjas või ei ole. Sa võid võtta rahulikult oma venna auto, kui sind ei ole seal kirjas, saate hästi läbi ja sõita sellega Hispaaniasse välja. Seaduslikus mõttes on see lubatud. Et Euroopa Liidus ei ole probleemi. Euroopa Liidus ei ole probleemi, sul ei pea olema volitust, saati siis veel notariaalset volitust. Aga kuna see teema kerkis ja ühes kindlustus uudiste lehe kirjutas teistmoodi, et võtke kindlasti notariaalne volitus, me uurisime üle, et kas siis kehtivad kindlustusel mingid erireeglid, sest et meie saime oma info Maanteeametilt, kes meile seda taaskord kinnitas, siis kindlustus lihtsalt tõi välja väga mõistliku, et kui sul on aeg autoreisiks ette valmistada ja sa oled ettevaatlik inimene, siis loomulikult ega see notariaalne volitus, eriti ingliskeelne, paha ei tee. Sest et vanas Euroopas tahetakse dokumenti ja kas sa viitsid seal kuskil Lõuna-Itaalia kohaliku konstaabliga, kes ei oska inglise keelt vestelda, et kas sul on õigus seda autot kasutada. Pluss väga oluline see, et meil ju siin aeg-ajalt poliitilistel põhjustel on ajutised piirikontrolli taastatud mõnel pool. Ka siis võib olla see, et kas sul, kuigi tegelikult seal ju tahetakse näha, kes need inimesed autos on, võidakse küsida, et ühesõnaga, notariaalne volitus on alati abiks. Igal juhul, kui te lähete reisile, võtke nii palju dokumente, kui vähegi saate. Täpselt sama seis on muide rohelise kaardiga, et sul autol peab olema kindlustus, Eestis on see lihtsalt kontrollitav autonumbri järgi välismaale minnes, jällegi ametlikult ei pea olema kaasas rohelist kaarti, kui sa oled Euroopa majanduspiirkonda. See on see kindlustuse dokument. Jah, mis sa saad oma kindlustusseltsist. Kui sa oled Euroopa Liidu riikides, ei pea olema, aga jällegi see teeb sul nagu meelerahu annab juurde, et sa võib-olla väldid mingid sekendlusi, ootamisi, kui sul on see roheline paber kohe ette. Just, see rohelise kaarti on lihtne, selle saad kindlustusseltsilt tasuta tellida. Lihtsalt selle notariaalse volitusega on see jamma, et sa pead minema notarisse ja nii, et selles mõttes mingi autoreisile. Võite kohe minna, aga hea on, kui teil on näiteks varuks pardatšokis roheline kaart. Ja täpsustan veel, et ka pank kinnitas seda, ma küsisin seda Swedbank leasingust, et ka nendel ei ole vahet, et kui see omanik või kes on siis auto vastutav kasutaja lubab teil selle autoga minna, siis pank ei nõua ka, et oleks kuidagi notariaalselt see volitatud. Nii et Euroopa teed ootavad ainult teie rataste veerimist, kuidas, kas, miks, millega minna autoreisile, sellest me jõuame vast rääkida mõnes järgmises saates, sest et praegu meil aeg minna selle pausile. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. No nii, lähme autotunniga edasi ja nagu meie saate formaadis on, me räägime sellest, millega me oleme sõitnud, mis kogemused see sõit on meile andnud. Proovisõidus on seekord, Tarmo, sinu käte vahel on 2 rooli olnud kahel autol, mis võib-olla ei olegi tundu nii erakordsed, nagu meil siin mõnes saates on olnud, aga minu arust väga põnevad. Esimene on Ford Focus ja teine on Kia Ceed. Lihtsad, levinud, olulised rahvaautod, mida Eestis ju kohtab palju. Jah, kui eelmise nädala saates oli vastupidine seis, kus Estoni kohver sõitis Porsche Cayenne'iga ja mina Lexus RX 450 suurmaasturiga, siis seekord tulime rahvale lähemale. Tulite päris maailma, päris inimeste, normaalsete inimeste maailma. See on nüüd ikkagi, olgu, linnamaasturi klass on veel populaarsem, aga see on selline tavaline, kuidas ma ütlengi, heas mõttes auto. Ilma mingi ambitsioonita olla maailma kõige ägedam ja kihvtim, vaid selline praktiline, mida tegelikult inimesed ju ostavad. Jah, täpselt. Räägime küll tausta lahti, miks need 2 autot proovisõidus olid, kas neist on väljas uued mudelid või miks? Et Ford Focus on lausa nii uus, et ma käisin sellega mõned nädalad tagasi tutvumas Lõuna-Prantsusmaa teedel, mägiteedel, mis oli iseenesest väga, väga elamuslik sõit, aga see mudel on nii uus, et Eesti hinnakiri on juba olemas. Aga reaalselt Eestis käega katsuda maaletooja ei saanud öelda täpselt kuupäeva, sest see tihti ei ole neist, aga loodetavasti sügise alguses ikka, et peagi. Lihtsalt
kuupäeva saab välja öelda siis, kui need konteinerid sadamas maanduvad. Aga Kia Ceed on täpselt samamoodi, et tegemist ei ole kummagi puhul mitte faceliftiga, vaid ikkagi mudeli uuendusega. Ja Kia Ceed on juba Eestis kohal, sellega käisin Viljandi Folgil. Kas selle auto nimi mitte ei ole natuke teine, et sa eksisid, et see on Kia CE_D? Ei, see on väga oluline uuendus, millega, kui see auto välja kuulutati, oli nendel PR-inimestel kohe hea lajatada, et Kia sai oma veast aru ja selle kunagise ülakomaga vigurdamise nad otsustasid ära lõpetada, sest et kes on vaadanud Top Geari, kus seda autot kasutati selle mõistliku hinnaga autoga, millega kõik staarid ringrajal sõitsid, siis nemad eriti rõhutasid seda Kia C'. Ühesõnaga, mul läksid juba... See tundub nii, et selle auto juhul kõik sai valmis ja mõtlesid, et mingi vimka on puudu, mis teeks auto eriliseks, paneme ülaga oma. Aga nüüd saab öelda lihtsalt hääldada Ceed Eesti jumalaga oma. Et võtame siis, ühesõnaga, miks me nad koos üht saatesse panime, on sellepärast, et me sõidame nii paljud autodega, esiteks muidu meil jääksid mõned autod kajastamata ja teiseks on nad tegelikult täpselt, nad on konkurendid. Nad ongi sinna klassi, lähevad meil veel... kes tahaks nagu pilti ette saada, Volkswagen Golf. Honda CR-V? Ei, CR-V on Civic tahtsin öelda. Jah, Civic, siis on Hyundai i30, et kõik need sellised väiksed luukpärad või siis universaalid. Et nii Ford Focusest kui Kia Ceedist on universaalversioon olemas. Mis on põhimõtteliselt sama auto, aga pikem lihtsalt natuke või? Ikka 5 ust, tagumine taga see luuk. Jaa, ta on lihtsalt see tagumine pagasiruumi osa on praktilisem ja suurem. Aga võtame alustame? No räägime Ford Focusest, sest sellega tutvumine oli pikem, põhjalikum, kogu see üritus oli ikkagi üles ehitatud kõige selle uue promomise peale. Et Ford Focus kummalisel kombel, kuigi ta on aastaid olnud täiesti hea auto. Ford Focusel ei ole olnud sellist, et ta on olnud legendaarne oma sõiduomaduste poolest, täiesti tavaline luukpära sõidab nii teravalt ja mõnusalt, nagu see oleks sportauto või sportlikum. Aga ta millegipärast ei ole Eestis nagu inimeste ostuharjumustesse nagu juurdunud. Ja ei ole me siin sellele ka mingit põhjust leidnud. Nagu ei ole, see on lihtsalt mingine müstiline asi, mis juhtub, et mingi hetk mõnda autot ostetakse ja mõnda mitte. Huvitaval kombel on need Jaapani ja Tšehhi ja Saksa autod Eestis olnud alati Toyota, Škodad, Volkswagen, alati paremad kui see Ford, mis on tegelikult ju nendega sama. Just, kuna mu siiamaani Ford Focusega on kokkupuuted olemas, peres on, mitte nüüd endal, aga siis vanematel on, siis oli lähiringkonnas üks Ford Focus ST, mudel, mis on sportlik 250 hobujõudu. Siis... nüüd oli mul esimene põhjalik selline tutvumine selle autoga, et mulle need autoloojad siis ise räägivad, mis tehti ja jättis väga hea mulje. Esimese mulje, see on, ma rõhutan kõigile, et auto värv on oluline. Nii. Ma saan aru, et tihti seostatakse sellega just, et autost mitte teadvaid inimesi. Et mis auto sul on? Punane. Aga värv on nii oluline. Ja kui me jõudsime sinna Prantsusmaale kohale, kohe lennujaama parklas, jagati meid paarideks, võtmed kätte, GPS oli eelhäälestatud, hakake minema, seal on lõunasöök ja kohe, kui sa näed, kui seal on ikkagi sellised erksinised ja erkpunased autod, siis sul on juba eelhäälestus õige, sest et Ford Focuse disain, ma ütleks, see on üks tugevamaid külgi sellel uuel mudelil. Ja uuel, ma tahtsin just öelda, et see on nüüd 4. põlvkond Ford Focusest, mida sina sõitsid vist, et juba see teine põlvkond, üle-eelmine oli, praegu vaatad peale muidugi vananenud, aga kuidagi selline mõnus. Ta on äge, jah, et sellega ei ole kunagi, et tihti... Eelmine läks selliseks agressiivseks, tuled läksid pilu ja nüüd on ta vist veel agressiivsem väli. Ta on, eriti kui see on see ST-Line mudel, mis ei ole nüüd, mootor on tavaline, aga välimus ja sisu kannab sellist sportlikumaid jooni. Et tihti see, kui tuleb mudeli uuendus või ükskõik isegi facelift, siis on küsimus, et mis disainerid tegid või kes selle heaks kiitis, näiteks viimase Škoda Octavia põlvkonna need 2 löödud esituled, kohutav. Miks?
aga Ford Focuse suurim õnnestumine antud juhul on olnud see, et nad on disainiga pannud täkkesse. Kui see auto kunagi Eestisse tuleb, siis saate ise vaatama minna või siis tänaval näha, et kõik on paigas. Seal ei ole ühtegi disainielementi, mis oleks tekiks küsimärgi. Et mis nad selle tule sellise tegid või kuidas see aken ju ei sobi sinna üldse? Ma vaatan seda pilti sellest uuest Focusest ja mul tekib kohe küsimus, kui kallis see auto on siis? Sest ta jätab reklaam ma ei vaata reklaam, vaata tänava pilti ja ta näeb äge välja, tõesti äge. Millist tänava pilt sa vaatad? Ma vaatan ühte sellist, see on vist SD mudel juhtub olema. Ja suvaline hall, ei ole ka erkroheline ega punane mudel, tavaline SD-line uus Focus ja kihvt auto välimuselt. Auto hinnad hakkavad, ütleme selle kõige madalama, mis on, kui ma siit kiirelt hinnakirjast vaatan, siis on 15 900. 15 000 hakkab ja normaalne auto on siis kuskilt sealt 20 juurest. Ma arvan küll, et selles mõttes hinnakiri, kui siin on need hinnad, eks ju ilma, mingid asju saab veel kõige kõrgem number, mis ma hinnakirjast praegult näen, on 29 200. See on diiselmootoriga, universaalkerega, ST-line, jah. Et 15 kuni 30 000, et sinna vahele jääb ja saab kõik asjad põhimõtteliselt, et nad on suure sammu edasi astunud loomulikult oma igasuguste juhiabidega, nagu ikka kõik asjad on peal. Mis nad ise hästi välja tõid, oli see liiklusmärgi tuvastustehnoloogia. Et on nad saanud selle lõpuks hakanud kasutama seda, et kui sa ise menüüst ära sätestad selle, siis sinu adaptiivne püsikiirushoidja hakkab arvestama ka märke. Et kui ta näeb, et on 70 märk, siis ta võtab kiiruse maha 70 peale. Ja see ei ole niimoodi, et ühesõnaga nad on selle ehitanud kokku tee-infost ja märkide jälgimisest. See on nagu selles mõttes tuubeldatud. Mitte nii, et äkki auto unustas või ei märganud märki, sest et radar oli mudane. Proovisime, täitsa toimis. Et jälle nagu kõikide juhiabidega, et sa ei saa sa pead loomulikult pilgu viskama spidomeetrile. Aga taaskord väike mugavuslisa juures. See on väga huvitav. Ma sattusin, puhtjuhuslikult meenub praegu, ma olen 4 aastat möödunud sellest, kui ma sattusin selle sama Fordi arenduskeskusesse Saksamaal Aachenis, kus räägiti tuledest, mis tundus väga igav ja räägiti just sellest, tuled ja tuvastusseadmed, just räägiti sellest, et järgmises mudelis tuleb meil see, et ja praegu mul see meenub, sest sa nüüd räägid sellest, et see arendusprotsess võtab aega, aga see, et neil on kogu kaart peab olema auto mälus, mis saati paneb küsimuse, et kas see Eestisse jõudis ka Eesti liiklusmärke teab. Just, aga siis ta vähemalt võtab oma selle sensori või kaameraga. Siis teine asi, mis tarbija jaoks on ilmselt väga oluline, on see, et loomulikult turundusinimesed rääkisid, kuidas nad küsisid kõikidelt Focuse kasutajatelt, mis neil on auto juures kõige olulisem. Ja üks asi on loomulikult mahutavus ja nad on teinud seda igatepidi suuremaks. See on, tuleb, tõesti, seal esitlusel sai neid autosid juppideks võtta ja kokku panna piltlikult öeldes, et taga on ruumi. Just see, et sul oleks tagaistmel ruumi. Juht saab alati laiutada ju. Juht ütleb, et ma ei saa sõita niimoodi alati kõvere, sa laseb selle istme tagaistujale vastu põlvi ja ole seal. On ruumi, pluss pagasiruumi on tehtud laiemaks kõik nende rattakoopaid minimiseeritud niimoodi, et sul tekib sinna ilus selline kandiline kuubikukujuline koht. Et ruumi on palju rohkem ja mis siis halvasti on, küsid sa nüüd? Miks sa ei küsi juba? Tahan lõpuks küsida, et me tahame Kiast ka veel rääkida, aga mis sellel viga siis on? Mis Focusel, mis tal on häda? Kui tal on? Kõige suurem viga on, millest me sellise ilulembelis inimesena ei saa aru, et kui väljast läks kõik hästi, super. See on see, et sa saad ju seda autot müüa. Inimene tuleb salongi, ta istub sinna sisse, sa ütled talle, et see on meie tippmudel, maksab 29 200 pluss mõned asjad saad sisse panna. Ja ma tean, ma löön seda kella nii tihti, aga ma pean seda jälle lööma. Ja siis on sul seal armatuurlaua või seal raadio ümber. Kõik, armatuurlaud on ka juba õmmeldud selle, kunstnaha või kõik on ilus. Ja raadio ümber on selline õudne kolakas plastikut, sellist nagu koputad nagu, miks? Ja siis nad seal esitlusel hästi vaimustunult räägivad, kuidas mingi vedrupüstiku hoidmismutter on tehtud sellisest kedagi ei huvita,
mitte keegi, kes läheb sinna otsustab, et ta peab otsustama, kas ostab Octavia või Hyundai või Focuse, läheb sinna salongi, ta istub sisse, ta tahab emotsiooni, võt, ma saan sellise raha eest, see on nii ilus auto. Jätke see vedrupüstiku mutter tavaliseks ja lihtsalt katkega, ka see viimane jutt, see nagu see last mile, kuidas see on, et viimane samm jääb tegemata. No võt, eks me hoiame teid kursis, kui uus Focus on päriselt Eestis, saate minna ja ise Tarmo sõnades veenduda. Et võib-olla olen lihtsalt, võib-olla kedagi teist see plastik häirib peal minu, aga selles mõttes Ford Focus loodetavasti nüüd saab sealt paisu tagant minema ja ka kuskile tabelites, sest see auto esmapilgul on seda väärt. Selge, teeme siia väikse pausi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. No nii, teine proovsõidus auto, meil on nüüd aega 6 minutit. Rääkida ära, Kia Ceed, uus tulemine või uus olemine. No, kui uus see uus põlvkond on, kas ta... Ta on ka ikkagi, selles mõttes ta on ikkagi täiesti uuendatud, ta on... peaaegu läheb juba nagu kordusesse, aga jällegi tagaistme rohkem ruumi ja tehnoloogia on olemas. Kõik. See oli, mul oli jällegi proovisõidu auto, mis on alati täisvarustuses peamiselt. No tõesti, mul tekkis, sõitsin ühe inimesega koos Tallinnast Viljandisse ja tekkis küsimus, et mis siis nagu eristab nüüd juba premium klassi autot sellest Kia Ceedist. Just see varustusosa, et kas näiteks Kia Ceedi adaptiivne püsikiirus hoidja on kehvem kui Volvo oma. Kõik need asjad on peal, kas siis lõpuks see hinnavahed, mis tekivad, ongi margi, muidugi seal viimistlus, see on loogiline, et mingid kallid materjalid, aga puhtalt tehnoloogia. Et kas Kia tehnoloogia on sama hea kui Volvo või BMW tehnoloogia. Need asjad, mida me nüüd tänapäeval sõitmiseks juba igapäevaselt vajame. Püsikiirushoidjad, rajahoidjad, pimenurga arndurid, kõik. Kui sa sõitsid, kas sulle tundus, et miski neist on... Ei, kõik toimis. Ma just sellest küsimus tekkiski, et ma mõned päevad varem sõitsin ühe Volvoga. Jäi küsimus õhku, et kas ainult see, et ma istun nagu sellises nahkses lounge'is on see vahe, mis eristab. Mõnes mõttes on nad sellised tehnoloogiad, kõik need juhiabid, et neil on 2 varianti, kas nad saavad läbi kukkuda või töötavad nagu sa ootad, et nad ei saa ületada ennast, on ju. Ta ei saa hoida kuidagi paremini piki vahet kui teine auto, ta saab ainult ebaõnnestada oma töös, nii et aga mul on, sa ütlesid alustad juttu, et ta on suuremaks saanud, ma ei ole väga palju sõitnud selle eelmise põlvkonna Ceediga, mul on nii palju meeles paarist sõidust, et ta ei olnud seest väga suur, ta oli pigem selline, et sa tunned, et sama klassi autod mõned on nagu tead seest ruumikamad ja sulle jättes mulje, et kui sa oled Focuse roolis oled just varem istunud, et kumb nagu hästi väike vahe, selles mõttes ma oleks tahtnud sinna Focusesse toppida kogu oma Viljandi Folgil käimise varustuse. Sest kui ma sealt ära hakkasin tulema, siis see oli see hetk, kus jälle ma sain aru, et miks minu elus on vaja ikkagi suuri või universaalkerega autosid, sest et palju nodi, jah? Palju nodi, see nodi pidi lõpuks ikkagi maanduma laste jalgade ette taha istmele, et kui ma oleks 4 sõbraga Folgil käinud, siis oleks need kotid neil süles olnud. Laste puhul on hea, sa saad sinna maha panna. Aga see ei olnud Kia Ceedi süü, see oli see, et tegemist on luukpära ja väiksema autoga. Aga räägime autost ka natuke. Ma arvan, et enam nagu ei olegi üldse vist aus hakata seda, et Kia on nüüd ka lõpuks jõudnud selliste vanade autotootjate tasemel, et tegelikult on seal päris ammu juba olnud. Ja see uus Ceed on selle võrra enam. Et tõesti, et sa istud sinna sisse, mul ei olnud, tead, selle Kia Ceedi puhul ma isegi ei saanud väga üheski kohas seda plastiku ja koputamistesti teha, et vähemalt selles versioonis, mis mul oli. Kõik oli väga korralik. Natuke igav, või selles mõttes nagu... Ja, ma saan aru, aga ta ongi vahepeal igav, kui auto on nagu piisavalt vastab sootustele. Ja, et ma arvan, et kõik inimesed, kes sinna nüüd istuvad, ei pea selles, lähevadki ostma tavalist autot, ei pea pettuma, muidugi mina sellise auto inimesena tahaks natuke emotsiooni. Ja seda jääb puudu? Veits. Võib-olla oli just see, et esimene mulje tuleb ju väljast. Et see oli ka ilus sinine, aga ta on konservatiivsem kui Focus, tal ei ole nii palju spoilereid,
avasid, võresid, sellist visuaalset tigedust, aga sa räägid sellest Kiia praktilisusest ja igavusest, mis on nii positiivne, kui samas ka auto puudus, aga varem nad tegid seda, et kuidas siis tähelepanu püüad turul, kus on palju luukpärasid ja tihe konkurents, sest nemad üks eelis on see pikk garantii, et nad meelitavad sellega hästi, et see on praegu alles uue. See on jätkuvalt, sest et nad ei ole pidanud seda pikemaks tegema, sest et 7 peale tuli järgi vist ainult Hyundai, teine Korea autotootja, kellel oli ka vaja lihtsalt turul kanda kinnitada ja Kiial on see jätkuvalt alles. See on häda nende nii-öelda tavalistest autodest rääkimisega, et kui sa räägid Porsche Cayenne'ist, siis on nagu emotsiooni rohkem tavaliste puhul. Ma arvan, et kõige suurem kiitus või ongi see, et ei pidanudki mõtlema, et ma ei avastanud sealt autost selle põgus tutvuse jooksul nagu ühtegi asja, mis häiriks. Ilmselt avastaks 6 kuu jooksul, siis hakkavad need pisiasjad, et selgeb valusaks või midagi sellist, aga praegult. Ja see on nagu tootjate taotlus, et teha auto, mis vastab võimalikult laiale maitsele, sa ei saa teha asju, mis on väga sellised ekstravagantsed omadused, mis võib-olla sobiks väiksele nišile, aga see on mõeldud. Just, ma ei leidnud Kiiast mitte ühte kiiksu. Sest ülakoma on ka läinud. Ja ülakoma on läinud. Ülakoma on elimineeritud viimase turunduse käigus. No võtta ka selline ülevaade autodest, mida ilmselt ostetakse palju rohkem kui et just nende puhul suurim uudis ongi see, et nad on nüüd kohal. Õigemini Ford Focus siis varsti. Nad on tulemas. Ja on täitsa vastavad ootustele. Ja teie valik läks just praegult palju raskemaks. Selline oli tänane autotund, aitäh kuulamast, oleme järgmine nädal tagasi eetris. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.